See üritus on siin korraldatud Lihula vallavalitsuse ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu koostööna. See sammas on just selle Vabadusvõitlejate Liidu tehtud ja meie püüame nüüd teda püsti panna. Aga kõigepealt ma räägingi ära korraldava poole. Nüüd järgnevad sõnavõtud. Siis vahepeal on ausamba pidulik avamine, mille järel tuleb hümn ja peale hümni võivad need, kes on võtnud kaasa pärjad või lillekimbud, asetada need pärjad siia jalamile, kuigi siia on juba õige mitmed tekkinud. Siis jätkuvad sõnavõtud, mis on registreeritud, aga kes tahab veel koha peal sõna võtta, siis palun registreerige seal laua juures. Aga ma hoiatan ette, et paluks teha üsna lühidalt, sellepärast et meil on aega mitte võib-olla väga kaua. Ja kõige lõpuks toimub siis tammede istutamine, siis ma loodan, et kõik sõjaveteranide organisatsioonid leiavad omale 2 inimest, kes panevad tammed mulda ja me lisame nendele ka niisuguse sildikese, kuhu saab siis kirjutada selle tamme istutanud organisatsiooni või isiku nime. Kohale tulnud. Pean oma kohuseks teile teatada, et eile 19. augustil kell 14.30 andis minu kätte Lääne politseiprefektuuri esindaja Läänemaa politseiprefektuuri korralduse, mille alusel keelatakse 20. augustil 2004 kell 12 kavandatud mälestusmärgi 60 aastat Eesti kaitselahenguid avamise üritust läbi viia. Nii, kuna see kiri tuli pärast riigipühale eelneva lühendatud tööpäeva lõppemist, siis mul ei olnud võimalik enam asjale tagurpidi käiku anda. Tööaeg oli juba läbi ja arvestades täna seda suurt hulka, kes on kokku tulnud, siis kindlasti teile kõigile ei oleks see info kohale tulnud, et see üritus jääb ära. Antud ürituse toimumise keelamise kohta on algatatud väärteomenetlus. Väärteomenetluse menetlemine toimub tavaliselt seletuskirjade kirjutamisega pärast seda üritust. Aga palun teid, et siin ei toimuks korrarikkumisi ega vaenu õhutamisi. Aitäh! Lugupeetud külalised! Pole Eestis vist ühtegi monumenti, mille ümber oleks olnud nii palju poleemikat ja hüsteeriat. Paraku on see monument pühendatud meie kangelastele, meie sõduritele, kes julgesid Eestit kaitsta 1944. aastal. See, et nad sõdisid Saksa mundris, oli 2 valikust tehtud parem valik. Ja kuna see munder on kujutatud ka siin monumendil, seetõttu arvatakse, et seda monumenti ei peaks olema. Aga te teate väga hästi, kelle monument seisab Tallinnas, kesklinnas. Tema väiksemad vennad ja õed on siinsamas Lihulas. Siinsamas vastas seisab Nõukogude vabastajate monument. Meie ei ole nende monumente puutunud. Ja meil, kui me oleme vabas rahvas, on õigus panna oma kangelastele monumente. Ma tean, et selgrootus olevat meditsiiniline probleem. Paraku on meie poliitikute puhul see poliitiline probleem.
aga siiski tahaks loota, et nad suudaksid ükskord selle selja sirgeks ajada. Äkki õnnestub. Ja äkki õnnestub ka välismaailmale seletada, mis on Eestis toimunud, mis Eestis toimus 1940 ja 1941. Miks Eesti sõdurid läksid 1944 kaitsma meie kodumaad bolševistliku terrori eest, selle terrori tagasituleku eest. Kallid sõjamehed, valitsusel ei ole jätkunud julgust teid tänada. Mina kohaliku valitsuse, omavalitsuse esindajana tänan teid väga ja ma palun vabandust, et meie valitsus käitub nii argpükslikult. Ja ma tahaksin veel, et okupatsioon meie südamest või meie hingest ükskord lahkuks. Ma tänan teid kõiki, kes siia tulid. Tänan. Teine maailmasõda, mis algas 1. septembril 1939, tõi selle sõja probleemid kohe ka Eesti Vabariigi pinnale. Ei kulunud ühte kuudki sellest sõja algusest, kui meie riigijuhid pidid istuma koos ja otsustama, kas võtta vastu Nõukogude Liidu diktaat ja lasta Vene väed Eesti pinnale või alustama sõjategevust nende vägede vastu, kes olid juba koondatud Eesti piirile. Ühtegi liitlast meil ei olnud. Võrreldes Soome ja Balti riikidega valiti Eesti esimeseks, kellele see diktaat esitati. Meie riigi juhid otsustasid alluda sellele diktaadile. Me ei ole vist keegi praegu siin kompetentset andma mingisugust õiget hinnangut sellele otsusele, oli see õige või vale, sest me ei tea, mis oleks siis juhtunud, kui sellele diktaadile oleks järgnenud Vene vägede sissetung. Kuid see kõik, mis järgnes aastatel 39, 40, 41 pool aastat, see oli muidugi hirmsam sellest, mida keegi meist, kes sellel ajal juba elasid ja olid nii-öelda sattunud selle Vene võimu alla, kus meie metsavennad ja ka juba organiseeritud väeosad, Erna väeosa tuli Soomest, kapten Talpaki vabatahtlike pataljon, major Hirvelane vabatahtlike pataljon, tekkisid juba väeüksused. Muidugi need lahingud olid kaotuse rikkad, palju meie mehi kaotas oma elu nendes lahingutest. Kui Nõukogude väed olid Eestist välja surutud, siis seisis Eesti rahval ees küsimus, mida toob meile Saksa riik. Ta ei toonud meile iseseisvuse taastamist, see selgus varsti. See, mis oli vabadussõjana meil läbi elatud, see tähendab, enne kui sõda lõpeb, sõja lõpupäeval, nii nagu oli 1918. aasta novembris, on siiski Saksa väed veel Eesti pinnal ja need väed viiakse välja ja meie lääneliitlaste abiga peame selle lahingu võitma sisse tungiva punavägede passi vastu. Muud lootust ei olnud. Ja nüüd võtab sõna Eesti Luterliku kiriku Lihula koguduse õpetaja härra Kaido Saak. Piibliraamatusse on kirjutatud, kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat oma Jumalat hea maa pärast, mille ta sulle andis.
hoia, et sa ei unusta issandat oma Jumalat. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, su kuld ja hõbe rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab. Et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta issandat oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Aamen. Mulle antud ameti meelevallas ma õnnistan seda mälestussammast nende Eesti meeste mälestuse paigaks, kes ennast on võõras mundris võideldes ohverdanud meie kodumaa vabaduse eest. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Looja, andku meile tarkust, mõistmaks tema armu suurust ja et me õpiksime möödunud aegades. tulnud, kellel on pärjad ja lilled, palun asetage need siia sõdurite mälestusmärgi alamile. Saa minna sealt. Veteranid, austatud külalised ligidalt ja kaugelt. Täna viib aeg meid mõttes tagasi kaitselahingutele, mis toimusid Eesti pinnal 60 aastat tagasi. Tänu Eesti sõduri vaprusele, kes pidas kinni rinnet nii pika aja jooksul, Vene sõjaväe raudroll ei jõudnud Eesti pinnale ennem kui alles septembriks
selle aja septembris 44, selle aja jooksul tehti ja anti soorne võimalus kümnete tuhandete kaasmaalaste põgenemiseks läände. Järgmisena esineb Lihula vallavolikogu liige, ajaloolane Mati Mandel. Lugupeetud kokkutulnud. Mina tahaksin meenutada 1939-41 aastat, sest need aastad on võtmeks, et mõista, mis järgnes. Miks need mehed panid selga ühe või teise mundri? Sest siis algas üks õudne periood. Kadeduse periood, hirmu periood, üksteise peale kaebamise periood ja õudsete ülekuulamiste periood. Nimetel on piirid ja selle ausamba püstitamine oli üsna vaevarikas, nii et ma tõesti ei suutnud konverentsi korraldada. Aga ma tean, kuidas suhtuti konverentsi, mis oli 30. septembril Sinimägede üritus ees, tähendab enne 20. diviisi ausamba avamist ja kuidas tulid telefonikõned selle konverentsi korraldajatega. Ei, ma ei oleks seda kartnud, aga lihtsalt me ei ole jõudnud, aga ma loodan, et me seda jõuame. Ja ma ütlen ka nii palju, et 2 aastat tagasi, kui see õllesummer siin käis, siis mina veel vallavanem ei olnud. Nii, nüüd on meil sõna härra Jüri Toomepuul. Esineb mees, kes on sõdinud bolševike vastu Koreas ja Vietnamis. Ta on Ameerika senati ja valitsuse veerandsaja kõrgete lahinguliste autasude kavaler, luurelendude piloot, Eesti eksiilvalitsuse kaitseminister. Palun, härra Jüri Toomepuu. Lugupeetud Eesti vabadusvõitlejad ja vabadusvõitlejate austajad. Igatsus iseseisvast Eestist sai teoks sellepärast, et meie noore vabariigi hälli tõttasid kaitsma meie muistsetele kangelastele väärikad järeltulijad, kes olid valmis ohverdama oma elu, et eestlased saaksid jälle olla peremehed oma kodumaal. Nad võitlesid tohutu ülekaalu vastu, aga nad olid veendunud, et on jõudnud aeg, täis lootust ja usku. Aeg, mis nõuab ohvrimeelsust ja sangarlikkust. Mis tegi nad võitjaks, oli arusaam, et paljudel nendest on antud ka aeg oma kodumajas surra, aga et võitu ja vabadust saab lunastada väike rahvas ainult erakorralise tubliduse ja vaprusega. Kui kommunistlik kurjuse impeerium oma röövlivägedega meilt jälle vabaduse võttis, siis jätkus meil jälle neid, kes olid väärikad järeltulijad meie muistsetele vabadusvõitlejatele ja vabadussõjalastele. Nad olid valmis ohverdama oma elu, oma maa ja rahva kaitseks Eesti vabaduse eest. Paljudel neist oli antud aeg oma kodumaal surra, aga nad võitlesid vapralt. Nad jäid väga raskes olukorras truuks oma rahvale, oma kodumaale ja oma relvavendadele nii hästi Neevelisoodes kui ka Narva rindel ja Sinimägedes. Need 70 000, kelle auks me täna mälestusmärgi pühitseme, olid Eesti parimad pojad. Nende mälestused ja nende mälestust ei ole suutnud hävitada võõraste vägivald. Seda ei kustuta ajaratta väsimata veeremine. Nad elavad edasi tõeliste eestlaste südametes ja hingedes. Vaenlase ülekaal oli tohutu ja paljud nendest langesid lahingus. Paljud pidid surema Siberi orjalaagrites ja need, kellel õnnestus naasta kodumaale, pidid elama koos oma omaksetega 50 aastat põlguses ja viletsuses. Kahjuks on nendel Eesti parimatel poegadel tänapäeva kodumaal eeskostjaid üpris vähe.
Neid on küll Lihulas, aga kahjuks palju vähem Tallinna võimu koridorides. Võimule on meil kahjuks saanud suurelt osalt need, kellest said okupantide truualamlikud teenrid ja kes on harjunud vaenlase ees lömitama. Seepärast seisabki ikka veel Tallinnas, Kalevite kantsi südames, Stalini röövlivägedele, meie kodumaa anastajatele, hävitajatele ja vägistajatele püstitatud häbisammas. See on väärtegu. Ka sellepärast jagataksegi okupantidele ja nende järeltulijatele ülilahkelt Eesti kodakondsust. See on väärtegu. Eesti kodakondsus peaks olema meile püha ja selle omamine peaks tagama meie kodumaa põlisrahvale ja meie järeltulijatele peremehe õigused meie kodurandadel, põldudel ja aasadel. Kardan, et kõige suurem hädaoht Eesti püsimisele meie rahva kodumaana on need okupatsioonivõimudega saabunud, kes esimese pärastsõjaaegse valitsuse poolt põlistati Eesti elanikeks. Eestlaste arv on vähenenud juba rohkem kui 10 aastat, samas kui muulaste protsent kasvab iga päevaga. See manab silmade ette tuleviku, kus eestlased võivad jääda vähemusse ise oma kodumaal ja meie kodumaa muutub tulevikumaaks peamiselt okupantide järeltulijatele. Tõelised eestlased ja tõelised vabadusvõitlejad teavad, et vaenlase ees lömitamine on kaotajate poliitika. See on meie rahva hävingu poliitika, see on meie peremehe õiguste minetamise poliitika. Tahame loota, et need Eesti parimad pojad, kelle auks me oleme täna siia kogunenud, oleks meile ja kogu Eesti rahvale eeskujuks, kes annaks meie tulevastele põlvedele edasi meie armastuse selle maa vastu, tahte olla peremehed oma kodu randadel, põldudel ja aasadel ja selle armastuse ja tahte nimel vapralt võidelda. Tahame loota, et kui olukord seda nõuab, siis on Eestil küllalt neid poegi ja tütreid, kes suudavad teha seda, mida nõuab meilt meile esivanemate ja meie vabadusvõitlejate püha mälestus, nende higi ja veri ja milleks kohustavad meid järeltulevad põlved. Järgmisena loeb ette tuntud vabadusvõitleja Heino Noore pöördumise endine poliitvang Kalju Mätik. Härra Noor ei saanud tervislikel põhjustel ise siia tulla. Lihula vallavalitsus, Priit Madisson, Lihula vallavanem, Eesti vabadusvõitleja. Tervitan ja tänan Eesti vabaduse eest ja inimsuse vastase bolševismi. See on enamluse verise vägivalla vastu võidelnud Eesti sõduri monumendi rajajaid Lihulas. Loo ja hoidmist teile, kes Eesti hüvangu nimel on iidses Lihulas selle mälestussamba avamisele ja pühitsemisele kokku tulnud. Püsime veel, teie Heino Noor, üks tuhandetest sovjetliku vägivalla ohvritest ja sadadest selle vastu võidelnutest. Siinjuures lubage teha algatus ja ettepanek Lihula vallavalitsuse juurde avada sihtotstarbeliste annetuste kogumine selleks, et rajada, kujundada ja kaitsta Lihulas monumenti Eesti vabaduse eest ja inimsuse vastase bolševismi verise vägivalla vastu võidelnud Eesti sõduri mälestuseks. Annetuste edasiseks sihtotstarbeliseks kogumiseks ja oma toetuse avaldamiseks paluksime ka meedias ja raadios avaldada sellekohane üleskutse ja teade Lihula vallavalitsuse arveldusarve kohta. Anda võimaluse kogumiseks Lihulas nii palju, et tema isa ja ema mõrvati bolševike poolt
mis kuupäeval see toimus, seda pole teada. Temale aga teatati selleks kuupäevaks tema enda sünnipäev. Nii et oma sünnipäeval võib ta siis samaaegselt tähistada ka oma isa ja ema surmapäeval. Omalt poolt ütleksin ka mõned sõnad. Kommunistid tulid Venemaal võimule ja on siiamaani võimule püsinud tänu valele ja vägivallale. Kus 17. aastal rääkinud, mida nad tegelikult kavatsevad, siis need samad Läti kütid, kes Kremlit valvasid ja Eesti punakaartlased, kes valvasid Smolnit, oleks bolševikele kiire lõpu teinud. Vene valgekaartlased olid aga ausamad ja nad ütlesid selge sõnaga välja, et nemad võitlevad suure, ühise ja jagamata Venemaa eest. Muuseas sellised sõnad olid isegi raadil kirjas. Lenin aga lubas silmakirjalikult kolooniate rahvastele iseseisvust, mida ta ja ei võtnud mitte midagi ette, et teda takistada. Tegelikkuses on olukord palju halvem. Pole mitte ainult neid, kes ei võtta mitte midagi ette taoliste kuritegude tõkestamiseks, vaid isegi veel ülistavad kurjategijaid. Tuletame meelde, mida rääkisid need samased tänapäevased kõige sinimustvalgemad veel aastat 15-20 tagasi. Siis nad kiitsid samade sõnadega Nõukogude Liitu, nagu nad praegu kiidavad Euroopa Liitu. Eesti on küll väike riik, aga kui me näitame valmisolekut oma iseseisvust kaitsta, siis me ka jääme vabaks. Ma ei tea, kas see tõsi on või mitte, aga KGB, üleliidulise KGB luure analüütilise osakonna ülem Leonov oma raamatus Lihhaletsie kirjutas, et nemad olid teinud parteile ja valitsusele ettepaneku, et nendele piirkondadele, kus rahva enamus on Nõukogude võimu vastu, nagu Eesti, Läti ja Leedu, tuleks anda iseseisvus ja ülejäänud liiduvabariikidest siis moodustada vabam liit. See raamat on Venemaal ilmunud 3 trükis 94., 95. ja 97. aastal. Eestis aga vähemalt elektronkatalogi andmetel ei ole seda mitte üheski raamatukogus. KGB ideoloogia osakonna ülem Filipp Popkov oma raamatus KGB ja vlast kirjutab, et Nõukogude Liidu lagunemine algas Baltikumist. Kõige tõsiselt võetama sõjajärgse põrandaaluse organisatsiooni nimega Nõukogude Liidu demokraatlik liikumine asutasid muuseas mitte eestlased. Tähendab, mulle on teada nendest 3 nime: venelased Sergei Soldatov ja Oleg Trõumov ja minu kõige parem sõber Artjom Juskevitš Lääne-Ukrainas. Kusjuures nende eesmärgiks oli vastava selgitustöö tegemine terve Nõukogude impeeriumi territooriumil. Nad lootsid luua laialdast põrandaaluste grupeeringute võrku, mis küll kuigi suurel määral ei õnnestunud, kuid kõik kogusumbad nad tõid seda. Nii meie rindemeeste võitlus, metsavendade võitlus, põrandaalused organisatsioonid kui ka koolipoiste poolt käsitsi kirjutatud lendlehed, sest kuigi see lendleht ei suutnud otseselt riiki ära pöörata, ta tegi ka okupantidele selgeks, et rahva oluline osa on siin Nõukogude okupatsioonivõimu vastu. Ja mul on selline ettepanek, kui selle mälestussambaga midagi juhtub, siis sedasama juhtub ka punaokupantide mälestussambaga Tõismäel. Olevat teinud avalduse, endine KGB-lane muide, tegi avalduse, et kui meie kaitsepolitsei midagi ette ei võta, siis lubas ta isiklikult selle ausamba õhku lasta. Aga ma arvan, et me ei ole nii arad, et me iga KGB-lase ähvardusi hakkame nüüd kartma. Järgmisena võtab sõna Lihula kaitseliitlane härra Andres Karell. Laps, Tehumardi, elasin selle lahingu üle rea just 4-aastasena. Tean, mis on elu ilma isata, tean, kuidas 12-aastasena pidi tööle minema kalavabriku, tean, mis on tühikoht. Olen merd sõitnud 18 aastat Venemaa horjalaevades, see tähendab, kuni 9 kuud on Atlandi sul reis. Aga sind ei lasta kuhu, sest sa oled viisata. Sul on must märk otsa ees.
lugupeetud sõjaveteranid. Sellised mehi nagu teie, kes olete tulest ja tõrvast vasktorudest läbi käinud, 9 kuud kaitstes oma pühad maad, verd valanud Sinimägedes, Tartu rindel, Saaremaal. Te olete meie maa paremad pojad. Kahjuks ja väga kahjuks ei suuda meie valitsus teie tegemisi hinnata, sest nad on nagu kameloonid. Kui vaja on punane, kui vaja on valge. 88. aastal kell 5 öösse andis vanajumal mul käsu teha seda, mis oleks pidanud tegema Eesti riik. Juba 10 aastat on avatud olnud Eesti Vabadusvõitluse muuseum, mis räägib Eesti noortele tõelist ajalugu. Ja 95. aastal sirgub Vabaduse pargis taeva poole 7-meetrine suur valgerist ja seal 5-meetrine möök ida poole, kus ei ole kunagi tulnud midagi head peale külma ja nälja ja barbarite, kellele teie astusite vastu. Elagu vaba Eestimaa, elagu veteranid, igavesest ajast igavesti. Kord on Eestiga vaba. Aitäh! Nüüd on sõna härra Leonhard Heinlal, Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse esimehel. Peab ütlema, tänased sõnavõtjad, et meid nii austatakse, see on tänuväärt. Et meid mälestatakse, et meid ei ole teps mitte unustatud ja on soe ja ülev tõdeda, et meid, vanu võitlejaid, ei ole unustanud ka kommunistid, ei ole unustanud endised KGB-lased, kes kardavad veel praegu meid 80-aastaseid ätikesi, kes oma sõnades, oma sõnavõttudes ei oska enam leida ideid, ei oska enam leida pahameelt, kuidas meid najada. Igatahes südame teeb soojaks taoline väljendus. Vabadusvõitlejad, Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse 400-liikmelise liikmeskonna nimel. Olge tänatud, võitleme veel, jõudu ja tervist teile edaspidiseks. Hoolitseme, et ka edaspidi vaenuväed meid ikka mainiksid. Aitäh teile! Järgmisena on sõna härra Jaan Kersnal Rapla Vabadusvõitlejate Ühendusest. Au langenuile! Jumal andis meile täna ilusa ilma, et vabadusvõitlejad, eestimeelsed inimesed saaks tähistada neid sündmusi 60 aastat tagasi. Erilist tänu tuleb osutada julgele Lihula vallavanema härra Tiit Madissoni, keda ma tunnen aastakümneid. Tunnen teda 1987. aasta Hirvepargist kui ühest julgest üritajast. Tunnen teda kui vabadusvõitlejad, kelle tuli gulagit läbida. Meie mäletame nendel rasketel aegadel kõik oma 6 last, kes langes lahinguväljal, kes langes vangi, kellel hakkas raske teekond sõjapõgeniku laagris ja ta ei jõudnudki tagasi Kanadast. Tema põrm toodi Eestisse 2 aastat tagasi. Mul on väga hea meel, et on üks koht peale Sinimägede, kus julged Eesti mehed võivad tulla
ja mälestada oma vendi, isasid ja parimaid Eesti maalasi. Suur tänu! Jumalast teile jõudu ja edu edaspidiseks. Tänan! Selleks, et lüüa veel kurjemat vaenlast, oli Eesti sõdur sunnitud tõmbama selga selle mundri, mis oli tema arvates natuke vähem vaenlane, mille nimel Eesti sõdur sõdis. Seda ei ole mõtet kordama hakata, seda teab Eesti rahvas isegi, aga oma jutus, millel ma tahan pöörata pea tähelepanu, täna me avame siin Lihulas mälestussamba Eesti sõjameestele, kes olid suutelised pool aastat kinni pidama Nõukogude armeed. Ja meile heidetakse seda ette, et me oleme sõdinud Saksa mundris, et see õhutavat vaenu. Ma tean ühte teist sõjameest, kes on juba pool sajandit mäe peal seisnud. Ja kui me hakkame otsima neid õhutajaid, vaata, vaenu õhutajad on need, kes panid selle monstrumi Tõnismäele ja tõepoolest 50 aastat just seal ongi see Eesti rahvale see vaenu õhutaja. Kui seda poleks olnud, siis poleks vaja vaenu õhutajat otsida. Ja seoses tänase päevaga ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et on olemas Tallinnas üks niisugune koht, mille poole me vaatame juba pool sajandit. Ta on tühi nagu hauaküngas. Kerkivad meil kõikvõimalikke vabaduse monumentisi, vabaduse omasid, aga ma küsin tänaste võimumeeste käest, kus kohal on vabadussõja monument Tallinnas? Ja ma pean ütlema, et ta on tühi nagu hauaküngas, vaatamata sellele, et looja ise on andnud selle koha, kus ta peaks olema, ja see on Harjumägi. On tunnistanud ainult Venemaa on tunnistanud ainult Katõni metsade massimõrvu, aga seda ka läbi suu vaikselt öeldes. Euroopa rahvaste, see on väike täppe Venemaa kuritöödest, sellest suurest kuritööde lahelast Euroopa rahvaste vastu. Vassism hävitas 6 miljonit juuti. Võib-olla hävitas 1 miljoni. Nii on räägitud. Kommunism hävitas kordi rohkem, kaasa arvatud ka vene rahvast. Poole sajandi ja rohkemgi on möödas teisest maailmasõjast. Mida on teinud Euroopa, eeskätt Lääne-Euroopa suurriigid, kaasa arvatud USA, kui Venemaa liitlane? Mida on teinud väike Eesti riik 13 aasta jooksul, et kommunismi kuriteod hukka mõistma? Kui ma ei eksi, siis kunagi meie valitsus mõistis selle hukka, aga see on umbes samamoodi kui sauna eesruumis õllepudelit tühjendades. Meie eelmine peaminister ütles otse välja, meil polegi veel Eesti ajalugu. Tule Jumal appi, kus me siis elame. Ja kõik need eestlased, kes sõdisid Narva jõe joonel, neid lahinguid ei peeta Eesti riigi osaks. Ma ei tea, kuhu nad peavad kuuluma. Lugupeetud kohalviibijad, lugupeetud veteranid. Esiteks tahaks tänada neid, kelle pärast oli põhjus seda ausammast püstitada, ehk veterane. Need aastad siin on sümboolsed, sest
tegelikult me ei teagi täpselt, millal see vabadusvõitlus algas. Me arvame, millal ta lõppes, ehk 91, ehk 92, ehk 94, siis kui viimane Vene sõdur Eesti pinnalt lahkus. Tahaks tänada meie kaaserakondlast Leo Tammiksaart, kes selle samba püstitamise ja rajamise enda peale võttis, ning Lihula vallavalitsust, kes julges seda asja ajada ja julges selle oma maa peale panna. Minu meelest selle ausamba tekst praegu võtab enam-vähem kõik kokku, mida on vaja kokku võtta. Esiteks, sõda bolševismi vastu oli ülemaailmne. Mõtleme teistele kaaskannatajatele. Mis sai Hiina rahvast? Punane kommunism hävitas üle 60 miljoni hiinlase. Me ei olnud ainukesed. Kommunism hävitas Ida-Saksamaa. Ida-Euroopa oli orjuses 45 aastat. Mis juhtus Põhja-Koreaga? Miks me ei võta ühtegi avaldust vastu põhja-korealaste kaitsed, kes on kommunismi orjuses tänaseni? Miks ei ole meil kedagi, kes seda avaldust teeks? Miks meil ükski valitsusliige ei saada neile näljahabi? Sest meil on kohustus kaaskannatajate ees. Nii et 100 miljonit on surnud kommunismi läbi 45 aasta jooksul. Ja veel öeldakse, et pole midagi, unustage. See on 100 miljonit. Mõelge, selle iga loo taga on üks personaalne lugu, üks personaalne surm. Ja selle võrra võime olla uhked, et Eesti sõdur julges selle sama teraskäe ette panna 5 aastaks ja rohkemgi. Et meil ei ole häbi elada. Et meie aastakäigud, kes ei ole saanud, mõnes mõttes on meil õnne olnud, me ei ole pidanud sõtta minema, aga teistpidi meil ei ole olnud võimalust Eesti au kaitsta nii nagu teil. Selles mõttes meil ei ole häbi elada, meil oleks raskem. Et kui me võtame seda kokku, siis mõnes mõttes võiks öelda, et mitte ainult bolševism, vaid ka Eesti au kaitsmine. Teie enda au jäi kaitstuks. Uluots ja Eesti sõdur pesid maha selle kohutava häbi, mis meile jäi külge 40. aastast ehk tingimusteta kapitulatsioon gängsterite ja röövlite ees. Aga õnneks 41–45 ja 45–56, kuni Eesti metsavend võitles, pesti see läbi maha. Meil on lihtsam elada. Aitäh teile! Järgmisena võtab sõna härra Mati Nappus, 1943. aasta mees. Tere, lugupeetud veteranid! Mina olen sündinud täpselt 43. aastal 1. detsembril. Minu isa taheti samuti Nõukogude Liidu armeesse värvata. Ta läks metsa ja pääses sellest. Kui tuli Saksa aeg, nagu nimetati Saksa okupatsiooni aeg, siis isa mängis lolli, kasvatas pika habeme ja varjas ennast ja teda ei võetud Saksa armeesse. Minu hea sõber Eduard Seel, kes võib-olla keegi tunneb teda, oli samuti värvatud Vene armeesse, sealt ta sai põgenema, oli Soome poiss ja Soome poiste kohta ta ütles nii mulle, nüüd ta on juba surnud, et Pitka oli see mees, kes rääkis meid ära ja ütles, lähme Eestimaad kaitsma. Kaitsemine oli õige ja kaitsmine oli vajalik. Aga ma ütlen, alles lõppes Soome-Ugri rahvaste kongress. Me hoiame kokku, soome-ugrilased. Me ei sarnane rohkem, kui oskame lugeda 3-ni ja me hoiame kokku. Seda tunnistas peaminister, seda tunnistas meie president. Ja mida ma tahaks teile öelda? Tahan öelda seda, et juudi rahvas hoiab kokku. Ma olen lugenud, juudid keskajal juba olid igas kuningriigis kas valitsejad või nõuandjad. Ja milles on praegu viga? Viga ei ole selles, et te sõdisite Eesti ja takistasite Nõukogude Liidu okupatsiooni kiiret liikumist.
iga on mundris. Ma ütlen, selle mundri all vanad mehed ütlesid, nad tegelikult ei võidelnudki. Alles Palumets ütles, kuidas nad hoidsid Soome poiste mundrit. Nad hoidsid seda saapaid, peitsid ära ja hoidsid. Kui Eesti sõdur läks ainult selle Saksa mundriga paraadile, kui toimusid kõvad Sinimägede lahingud, ma olen käinud seal härra Liimiga Komarovka külas neid asju uurimas, siis see munder muutus räbalaks. Ja ma just ütlen, milles on asi. Asi on selles, me solvame juudi rahvust. Juudi rahvus on kaval, tark ja tema ei tee poliitikaid nagu sõjamees läheb soti peale. Härra Madissoniga ma läksin 24. veebruaril 1989 sinna Vabadussamma. Ta kutsus meid sinna Raekojas, ma tean teda väga hästi. Aga asi on selles ja me ei suuda, poliitikat tehakse rahvuste, usu, põhi ja vaesuse rikkuse arve ja see on hea üleskütmine. Meie metsamennad kõik ootsime valget laeva, aga tule jumal appi. Rooseveltile näidati kindlasti Klooga siis selle Tallinnalsel Nõmme kohtasi pilte ja ta ei tehta poliitikat, et ütleb, kole nüüd, me tasume kätte. Öeldi, poisid, mingit valget laeva siia ei tule. Te võtke asja, võtame mõistust, me on väike rahvas, me peame ennast säilitama. Me ei saa minna otse peale. Sellest me juudi rahvast me solvame. Kas te saate sellest aru või ei saa, aga minul on järeltulijad, andke andeks, aga see on minu mõte ja minul ei ole mingit viha, aga ma ütlen oma seisukoha. Aitäh teile. Kedagi ei solvata. Suur tänu. Ei, te tegite oma töö, aga siin oleks pidanud olema Soome poiste vorm. Soome poiste vorm. Vaat siis oleks asi. Nendel on eraldi. Pole midagi teha. Kui läheb nii. Aitäh. Soome poistel on eraldi ausambad. Piirdus üldse päris käsise väljendusega antud ürituse suhtes. Tema väljend, poisid, mis te teete pulli, räägib ise selle enda ees. Vihulaga on seotud ka Eesti kõigi aegade tunnustatum sõjamees, Alfons Reban. Tema oli 39. aastal Vihula komandant. Aga kas enamus neid noori Eesti poisse ei olnud mitte nagu põhimõtteliselt nagu kohustuslikult? Oli. No ma ütlen, minu isa tahti ka võtta. Mu isa mängis lolli, sest ta sai kohe aru. Pidanud ennast alasti võtma ja vaenlasega võitlema, et peale sõja aegse põlvkonna heakskiitu teenida. Te ütlesite oma nime ka. Mati Nappus. Tead, Mati, ma ütlen, su isa mängis lolli ja ma tunnen... Ei hävenenud Eesti mehed seda nüüd mängid sina veel suuremat lolli. Kuna see Соединенных Штатов и Великобритании. Советский Союз был же союзниками. И в 1945 году в Ялте продали нашу родину Сталинскому Советскому Союзу. Вы не боитесь, что полиция еще будет разбираться с этим памятником? Вы не боитесь, что через время придется его закрыть? Нет, полиция не может эту памятник закрыть, это может только местная власть закрыть, потому что это находится на территории нашей власти. Евгений Криштофович обратился к полиции безопасности с просьбой расследовать, и обоснование такое, что это является причиной межнациональной розни. Как вы относитесь к таким? Но это, я думаю, это несерьезно. Сколько я знаю, Евгений Криштофович бывший КГБист. Ему 19 лет. Ну, тогда есть другой Евгений Криштофович еще. Но мы не трогали, так сказать, советских памятников. Напротив этого памятника стоит памятник советским солдатам, который за деньги русского посольства недавно был реставрирован. Другой такой же памятник находится около церкви. В центре Таллина находится памятник советским солдатам. Их никто не трогает. Почему надо трогать наших памятников? Еврейская община Эстонии сегодня сделала заявление о том, что это является позором для нашей страны и на весь мир, и обращается в еврейские мировые организации. Ваш комментарий? Я такое заявление не слыхал. Это очень печально, если они такое делали. Значит, они не изучали эстонскую историю. Они не знали, что делали здесь именно, например, исследователь НКВД Идель Якобсон, у кого на
совести, больше 600 жертв эстонцев. Они не знают Михаила Пастерняка, который руководил батальонов смерти в 1941 году, которые уничтожали сотни эстонских людей. Так что пусть наше еврейское общество занимается эстонской историей. В Латвии открыт аналогичный памятник, есть место в Лестона, но там латышских легионеров стоит памятник, на котором изображена Родина-мать, символично, просто женщина. Так ли необходимо было открывать памятник, где изображен солдат в немецкой форме? Но если наши солдаты не боялись одеть немецкую форму, потому что другой возможности у них не было, и я еще хотел бы напоминать этот памятник нашим ветеранам. Этот памятник не был создан нашими властями, этот памятник был создан за деньги, за последние деньги, может, этих ветеранов, которые 60 лет назад воевали на фронту. Если они считали, что им не позорно было на этом мундире воевать, значит, и мы считаем, что можем такой памятник установить. Скажите, а поменялись что-то с того момента, когда памятник установлен в Пярну? Да, был изменен текст на этом. Тогда было написано «За свободную Европу». Мы изменили текст этого и там гласит, что эстонским мужчинам, которые воевали против большевизма. И все-таки вы не боитесь реакции Европы? Я боюсь, что мы слишком, или наши властители слишком боятся всякой реакции. Они думают только о своей карьере, они не думают о наших чувствах, о нашей истории. Они не хотят помнить этих людей, этих ветеранов, которым уже 80 лет. Они не хотят помнить, что они защищали нашу родину. Если они не защищали бы, может, эти большевики были бы полгода раньше здесь, и уже тогда было бы, может, жертв намного больше. Скажите, пожалуйста, присутствуют ли какие-то, я читала ваше интервью, где вы говорили, что с памятника убраны все детали? Абсолютно все. Там нету никакой нацистской символики. Абсолютно. Эти, которые утверждают этого, значит, они клевещут или они не видели этого памятника. Там нету абсолютно никакой нацистской символики. Там есть только символика эстонская символика, которую наши пользовали во время освободительной войны тоже. Здесь сегодня присутствуют молодые люди, у которых на майках есть такая символика. Вы считаете нормально? Вообще, как в Эстонии с законами? Не запрещена ли я не знаю таких людей, я не видел. Я был занят здесь этими делами, этим памятником. Но я знаю, я был в Европе, такую символику носят и в Европе, так что не стоит везде черта видеть. Многие выступающие говорили о том, что очень печально, что на самом деле памятник советским воинам стоит в центре Таллина. Говорили о том, что печально то, что здесь живут, по их словам, потомки советских оккупантов. Вы придерживаетесь такого же мнения? Я не придерживаюсь такого мнения. Я такого не утвердил. Я не могу отвечать за все слова, которые каждый говорит. А ваше личное мнение? Я против войны, против памятников. Наши эти памятники стоят, как видите, два памятника советским воинам стоят Лихула, никто их не трогал. Ну не все, какие-то исчезли. Извини? Памятники советским воинам какие-то исчезли. Но я говорю, эти стоят, их никто не трогает. И в волости Лихула таких памятников несколько. И они стоят, их никто не осквернил и не трогает. На этом закончится ваша такая общественная деятельность? Или у вас есть какие-то планы? Я беспартийный, я руковожу волостью только. Нет, ну может быть волость. Может музей собираетесь открыть? Какие-то у вас планы есть? Ну, я не знаю, можете, собираюсь. Я, между прочим, сидел с антисоветскую агитацию, пропаганду в ГУЛАГе 6 лет. Так что я знаю, чем является большевизм. А вы знаете, чем является фашизм? По рассказам и по книгам, но я знаю, вот эти же фашисты были здесь в Эстонии, но Эстония потеряла от фашистов несколько десятков раз меньше людей, чем от большевизма.
küsimust Rootsi TV, Soome TV, Rootsi TV. Neil on omapärased küsimused vastu. Eesti keelest küsimused vastu. Mille poolest on see ausandus tähtis? See on tähtis meie veteranidele, nendele meestele, kes 60 aastat tagasi julgesid Eestit kaitsta bolševistliku terrori eest. Kellele on see tähtis? Eelkõige muidugi veteranidele ja nendele Eesti inimestele, kes austavad nende veteranide võitlust. Ja kas Eestis on vaja veel mingit ausammast püstitada või kellegile? See on ilmselt iga omavalitsuse või ka organisatsiooni asi, kellele ta tahab seda mälestussammast püstitada. See ei ole, mina ei ole ütleja, kus peaks mingi ausammas olema. Aga riigi poolt, mis te arvate? Ma ei tea, riik on suhtunud meie veteranidesse üsna ükskõikselt ja solvavalt lausa, nii et erinevalt näiteks lätlastest, kes Läti valitsejad julgesid legionäride ausamba avamisel osaleda, meie omad seda ei julgenud, ma ei usu eriti, et meie omad mingisugust ausammas ja püstitaksid seda enam, et nad ei ole ühelgi veteranide koosolekul julgenud viibida. Jutt oli siin vabadussõja võitlejatele Tallinnas püstitamisest. See on praegu jutt, eks me seda vaatame, kas see püstitatakse, kas sinna julgeb mõni meie poliitik tulla. Aitäh. Madisson, tervist. Viimasel hetkel isegi loobunud sellest, aga nii ei ole põhjust. Jätan välja paar venekeelset sõimukõnet, siis ma ei ole nii arg inimene, et nüüd kardaksin kõiki. Kuidas te suhtute nendesse igasuguste organisatsioonide reageeringutesse siin juudid ja nii edasi? Ma ei oska kuidagi suhtuda, ma ei ole praegu esialgu veel mitte ühtegi reaktsiooni kuulnud, nii et kui ma isiklikult olen tutvunud nendega, et kui tahetakse minu reageerimist, siis ma võin ka reageerida. Mati Nappus, eks viimasel abinik esimees. Vabandust, Madisson, kas saaks kanal kohale? Seda, et inimesi siia rohkesti tuleb, seda võis ette arvata, sellepärast et mulle eelnevatel päevadel väga paljud helistasid ja veteranide organisatsioonid helistasid ja saadeti e-maile ja küsiti vallamaast pidevalt, mis kell on avamine ja nii edasi. Nii et see väga suur rahvahulk mind väga ei üllatanudki, seda enam, et ka ilm soosis mind. Ma pidasin pigem silmas seda, et väga palju oli kohal vene pressi, kes teil ka kõik ümber olid ja intervjuud võtsid. Seda oli ette näha, et Venemaa kasutab ükskõik mis juhtumit, et meid kuidagi rünnata ja nüüd seda kartma hakata. Ma leian, et meie poliitikud peaksid ajama aktiivsemat idapoliitikat, Venemaa poliitikat, ma mõtlen, mis on seni olematu olnud. Nad ei ole julgenud meie ajaloost rääkida, ei ole julgenud sellest rääkida, mida bolševikud Eestimaal korda saatsid, et miks Eesti mehed pidid selga ajama Saksa mundrit, et kaitsta Eestit bolševistliku terrori eest. Nad ei ole rääkinud seda, mis siin on toimunud. Palju me oleme inimkaotusi bolševismi läbi kaotanud ja see on masendav. Masendav on meie poliitikute põhimõttelagedus, argus, selgrootus. See ei ole kohane vabale rahvale, kui me ennast vabaks rahvaks peame. Võimud ei andnud luba selle ürituse korraldamiseks, tegelikult keelustasid selle. Kas te ootate, et see järgnevad mingisugused repressioonid teie vastu? Ei, see on välja mõeldud jutt. Võimud ei saa seda keelustada ja võimud ei ole seda keelustanud. Alguses loeti ette vastu politseist tulnud? Loeti ette politseist, et me ei olnud, kooskõlastanud politseiga 7 päeva varem, selle ürituse toimumist, et nad turvaksid. Me olime sellest varem rääkinud politseiga, me andsime tõesti hilinemisega selle sisse, aga me suutsime ise siin korda hoida ja see, mis toimub Lihula valla territooriumil, see toimub Lihula valla võimuhalduses ja me oleme oma seaduste järgi võimelised siin toimetama, nii et see, et politsei alustab siin mingisugust juurdlust, see on nende asi. Enne seda üritust kutsuti teid Tallinnasse peaminister Partsi jutule, lõpuks vist rääkisite siseminister Leivoga. Millest seal jutt oli? Jutt oli ajaloolistest küsimustes ja põhiliselt reaktsioonist, et mis võib see meie mainele tekitada, aga minu arvates meie valitsejad peaksid muretsema selle pärast, et kas see lokkav korruptsioon, riigivargus või lausa Eesti Riigipanga paljaks riisumine, millest Toomas Kümmel oma
raamatus dokumentaalselt tõestab, see peaks nagu rohkem muret tundma, mitte see, et mida mingisugune Venemaa organisatsioon meist arvab. Kas siseminister tegi teile ettepaneku sellest üritusest ja avamisest loobuda? Siseminister soovitas edasi lükata, kuid see oli 2 päeva varem enne üritust, kus sellest on nii palju räägitud, kus kutsed on laiali saadetud, see ei olnud enam tehniliselt võimalik. Aitäh!